kuidas siis sedasama ruumi nüüd siis automeeritud lahendusena rentida. Otsime ta siit üles, ta on siin ruumide all, ruumid, koosolekuruumid ja siin on seesama koosolekuruum. Nüüd, et saaks seda kohe ka testida, peaks rentima seda võimalikult lähitulevikku, kell on praegu pool 11. Valime algusajaks täna, lõpuaja kuupäevaks täna ja kuna on tund aega ette teatamist siin tegelikult nad määratud sellele asjale, et päris 5 minuti järel tellimust teha ei saa, selle ma saan tegelikult nüüd maha võtta. Ma võtangi selle tegelikult ära maha, et seda ette teatamist ei oleks, siis ta laseb mul panna üsna lähedale tulevikku selle tellimuse. Ette teatamist saab siis võtta siit kohast maha, ette teatamine vaikimisi. On määratud vaikimisi kõigile rendiesemetele pandud 1 tund, aga ma saan siis panna siis konkreetselt sellele panen 0. Ülejäänud jäävad ikka kõik 1 tunniga alles, aga see on nüüd 0. Avalik vaade. Nii, siin nüüd ette teatamist ei ole üldse mainitudki, sest et seda ei ole määratud. Valime siit tänase ja lõpukuupäevaks ka täna, vaatame, kas nüüd saame panna. Esimese täistunni peaks lubama panna nüüd. Yes, lubaski, kell 11 algab meil rendiperiood. Kella 4-2 ei ole vaja seda kinni panna, paneme siis, võtame tunniks ajaks kella 12-ni täna ja see maksab, okei, seal on määratud, et 2 tundi miinimum, no selge, võtame siis kella 14-ni. 32 € maksab see, lisame tellimusele, vormistame tellimuse. Ma tulen sellele ruumile ise järgi, vormistan, leidis mu andmed juba ülesse, paneme telefoni numbri juurde siis. Ma olen nõus tingimustega, arvest mul on praegu ükskõik, ma seda ei maksa nii. Maksmise ma siis nüüd katkestan. Tellimus tuli läbi ja nüüd ma saan tegelikult olles selle sama rendifirma omades ligipääsu, ma lähen ja märgin ta makstuks ilma, et ma praegu maksaks ka. See arve on makstud. Tellimus on tehtud, kliendil on rendiperiood küljes, arve on makstud, tingimustega ka nõustus. Identiteet on sellele isikule kinnitatud, et me teame päriselt, et see on see isik, ta ei ole keegi suvaline. Ja nüüd, kui saab kell 11, meil on 22-23 minutit aega, siis temale ilmub see nupp nähtavale, et ava uks. See nupp on tegelikult praegu nähtav. Läheme tagasi siia nii-öelda kliendi vaatesse. Näete, siin üleval on siuke lingike nüüd. Tellimuse kättesaamine ja tagastamine. Kui ühtegi tellimust ei ole tulevikus ega kätte saada ega tagastada, ma ei ole mitte kunagi mitte ühtegi tellimust teinud, siis seda näha ei ole. Seda esimest lingikest. Aga kuna mul on üks tellimus ikkagi tulevikus olemas, juba 20 minuti pärast, siis mul on see link siin näha. Ja mul on näha ka see siis, et mis kellaajast mis firmas see, mis asi nüüd siis avaneb. Ja praegu on see uks lukus. Praegu ei ava. Aga kui me nüüd ootame kella 11 ära, sööme nii kaua sushit, siis teeme juba mobiilivaates selle avamise ukse tagant. Sobib?